Täna on aasta 2026, 1. juuli ja teen ülevaatuse. Ja nüüd, kus auto on juba siin koduõues. Eile tegime tõestuse sellest, puhastasime siit selle alumise osa ära, näitasime, et see ei ole teise auto värv, nagu üks niinimetatud insener seda püüdis väita, häbi seda inseneriks nimetada. Ja siin ma nüüd täna näitan lihtsalt, mis olukorras on, kui pehme see auto on. Kõik see vajub, aga sellest hiljem natukene. Näitan lihtsalt üldolukorra ja on tekkinud juurde kahjustusi. Autot on hoitud halvasti, on niiskuse jäljed. Laadisin aku ära ja aku ilusti peab, panin süüte sisse, töötab kõik. Ja kui siit vaadata, see on näha ka niiskus seisnud ja siit on nagu, see on elektrisüsteemi tagajärjel tekivad sellised kristallid, need on happelised kristallid. Tõmban need välja, neid ei ole vaja. Happelised kristallid, sinna alla pudenenud. See on elektri kuskilt sellisest reaktsioonist tulnud. Nii, aku on laetud ja kummid said ilusti täis, rõhk on täis. Tehniliselt on auto täiesti sõidukõlbulik, töötavad kõik suunad, viga teateid ei ole. Kõik suunatuled ja kõik on okei. Kui tuli ära parandada, siis selle autoga võib sõita ja tuleks läbi teha MOT ja seal täpsustada, mis on vead. Me hetkel ei tea seda. Nii, vaatan. Ja mis on viga? Viga oli selles, et see vasakpoolne juhi poolt lüliti on ära rikutud. Siin on näha, see autot on halvasti hoitud, siin on niiskuse jäljed. Need niiskust on kohe igale poole nagu jäänud sisse ja sinna alla ja see on kõik niiskusest. Väga halvasti on hoitud autot. Need nupud kõik töötavad, need ma testisin. Välja arvatud vasakpoolne esiakna nupp ei tööta. Teised nupud kõik töötavad, on okei. See on nüüd lisaviga, mis on ilmselt, aken on olnud halvasti kinni või midagi ja on vesi sisse saanud ja tekitanud kahjustust antud lülitile ja töötab, sellest räägib, et töötab teine-poolne auto lüliti, see on korrektselt töötab. Nii et see on nüüd lisakahjustus. Pluss veel halvasti hoitud ja tuleks teha veel lõpptestid autole. Selleks korraks kõik. Lüliti.